Täna Terviseameti poolt avaldatud Kambja valla joogivee uurimise tulemused viitavad sellele, et reovesi võib olla kokku puutunud joogiveega. Viimased proovid näitasid, et vees on kolilaadseid Escherichia colit ja enterokokke. Need ei ole küll väga suures hulgas, aga nad on indikaatornäitajad, mis lubavad järeldada, et võib olla tegemist võimaliku veesaastumisega. Tartu veevärgi töötajad on võimaliku lekke kohta otsinud 2 nädalat, kuid siiani on Tartu veevärgi juhi jaoks täielik müsteerium, kust reostus võis veesüsteemi saada. Ühisveevärgi vesi siiamaani, mis on Tartu allikatest pärit Tartus ja sinna piirkonda minev vesi, see on puhas. Nüüd me oleme täheldanud esimest korda tänu Terviseametile mingit anomaaliat sisevõrkudes sellisel kujul, mis võib viidata, et mingisugune lokaalne reostus on olnud. Me oleme 2 nädalat erinevaid versioone uurinud, käinud läbi kõik võimalikud, kas soojusvahetite avariid, võrguavariid, elektrikatkestused, muud asjad. Me hetkel ei mitte midagi leidnud. Joogivee ohutuse tagamiseks alustas Tartu veevärk ka vee kloorimist. Ma olen praegu ühes Tartu linna pumplas ja just siin toimub Kambja valda mineva joogivee puhastamine klooriga. See tehakse siis selle väikese masina abil. Seda alustati eile õhtul. Vett on puhastatud ka terve tänase päeva, kas ka seda tehakse homme, seda hetkel meile öelda ei osatud. Epidemioloogiline uuring algas 22. aprillil, kui laekusid esimesed teated haigestumiste kohta. Terviseamet on tänaseks suhelnud 151 haigega. Peamised sümptomid on olnud oksendamine, kõhulahtisus, iiveldus ja palavik. Nakatunute hulk väheneb. No kuidas on nii julgete praegu nende viimaste uudiste taustal siinkandis kraanivett tarbida? Mina näen seda, et see on üles puhutud lihtsalt. Tarbin iga päev kraanivett, ei ole mitte mingit küsimustki. Abikaasa kinnitas, et mingit kraanivett joomist ei toimi. Aga siiamaani ma võtsin rohu peale kraanist vett. Ma lasin joosta ja ei ole midagi häda olnud. Ma nagu ei jagagi seda paanikat, sest ma olen seda vett kogu aeg joonud ja mul ei ole mitte midagi viga, nii et... Mina ei julge, mina ostan poest vett ja ma ei teagi, kas nad teevad selle korda või kuna nad teevad korda ja ma mingit teadet ei ole tulnud. Või te teate kedagi, kellel on kõhuhädad joogivee tõttu? Ma ei tea. Kellelgi ei ole. Minu tutvusengels on vähemasti, et kõik joovad ilusti vette. Varasemalt on kõne all olnud ka see, et kõhuhäda põhjuseks võis olla noroviirus, mille inimesed võisid saada kraanivee kaudu. See tähendab siis seda, et see kraanivette peab sattuma reovesi. Et seal peab olema mingisugune ligipääs reoveel sellele kraaniveele, nii nagu me nägime Saaremaal siin paar kevadet tagasi, et siis võivad noroviirused mõnda aega elada ka kraanivees. Aga viiruste korral me peame alati meeles pidama, et viirused ei ole iseseisvaks eluks võimelised. Mis tähendab, et noroviirus erinevalt bakteritest ei saa veetorudes iseseisvalt elada. Me võtame regulaarselt joogiveeproove ja nii kaua, kuni need proovides on mõni indikaator näitaja, mis viitab sellele, et vesi ei ole puhas, et ta on ebastabiilne, nii kaua tuleks kasutada neid ettevaatusabinõusid. Ehk haigestumise vältimiseks tuleb joogiks tarvitada keedetud vett või pudelivett. Kuna hetkel puhastatakse vett ka klooriga, siis tuleks enne vee võtmist lasta seal 5–10 minutit kraanist joosta. Samuti tuleb pesta käsi puhta vee ja seebiga ja puhastada saastunud pindu. Tartu veevärgi juht kinnitab, et nende eesmärk on alati olnud pakkuda inimestele kvaliteetset joogivett ja nad ei puhka enne, kui reostusallikas on teada.